Tere! Täna me räägime sellest, miks siin pildil need mehed seda naist niimoodi haaravad. Kas nad on perverdid? No see vuntsidega mees on üsna kindlasti pervert. Vaadake neid vuntse. Vaadake seda nägu. Okei. Täna me räägime sellest, kuidas demokraatia levis ja laienes. Ja siis lisaks ma üritan teile selgeks teha, mis pagana asi on rahvusriik. Alustaks sellest, mis üldse on demokraatia. Tänapäeval on päris palju tunnuseid, mis riigil peaksid olema, et saaksime seda demokraatlikuks pidada. Võtame niimoodi suht suvalises järjekorras. Esiteks, rahvas peaks saama poliitikas osaleda. Teiseks, kodanikud peaksid saama valitsust vabade valimiste kaudu muuta. Ehk siis, kui sulle ei meeldi praegune valitsus, siis lähed valimistel, annad oma hääle teisele parteile ja siis tuleb teine valitsus loodetavasti. Nii. Kolmandaks, peaks olema mingi põhiseadus või mingi ühiskonnakorralduse alusdokument olemas. Neljandaks, peaks olema tagatud võimude lahusus. Viiendaks, seadusi siis võetakse demokraatlikus riigis vastu kas parlamendis või mõnikord harva ka rahvahääletusel. Kuuendaks, kõik kodanikud peaksid olema seaduse ees võrdsed ja seisusi ei tohiks olla. Seitsmendaks, kõigile inimestele peaksid olema tagatud inimõigused. Ja kaheksandaks, kõigil täisealistel inimestel sõltumata soost või varanduslikust seisust peaks olema valimisõigus. Aga kui nüüd täpne olla, siis sellised riigid, mis kõigile nendele kriteeriumitele vastaksid, tekkisid kõige varem 20. sajandi alguses. Ja kõik ühiskonnad enne seda ei olnud tänapäeva mõistes demokraatlikud. Aga samas ameeriklased tahavad öelda, et neil oli demokraatia juba aastal 1776 ja siis seepärast me pigistame kõik silmad kinni, et tegelikult orjad ja naised ja põlisameeriklased ja vaesed valged mehed ja kõik need ei olnud päris nagu kodanikud ja nii edasi. Aga kui me läheme ajas täitsa algusesse tagasi, siis te võiksite 6. klassist mäletada, et esimest korda maailma ajaloos tekkis demokraatia Vana-Kreekas Ateena linnriigis. Demokraatia tähendas seal rahva võimu, aga see rahvas, kes sai poliitikas osaleda, olid täisealised vabad põliselanikest mehed. Ehk siis naised, orjad, välismaalased ja lapsed, nendesse suhtuti umbes, et teie, see pole teie asi. Ehk siis neid, kes poliitikas osaleda said, oli umbes 10–20% elanikest, kõige rohkem. Ehk siis meie nimekirjast olid kaetud tunnused 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Siis oli ka veel Rooma vabariigi aeg. Mäletate võib-olla igasugused senatid ja rahvatribuunid ja konsulid ja kõik see värk. Siis olid ka tunnused 1, 2, 3, 4, 5 ja 6, küll mõned mööndustega, aga ikkagi ütleme nii, et Ateena demokraatia oli isegi tsipa lähedasem praegusele demokraatiale, sest Roomas oli tegelikult väga palju võimu ülikute käes. Aga igatahes kummaski antiikaegses demokraatias ei olnud punkte 7 ja 8. 7 ei olnud, sest inimõiguste peale nagu väga ei mõeldud. Kogu ühiskonna korraldus põhines antiikajal sellel, et suur hulk inimesi olid orjad. Ja 8 ka ei olnud, sest naistel ja madalamatel ühiskonnakihtidel ei olnud valimisõigust. Okei, siis ühel hetkel Roomas tulid võimule keisrid ja demokraatiaga oli, et bye-bye demokraatia, bye-bye. Siis see oli vana ajal, vahepeal oli keskaeg, siis polnud üldse eriti põhjust demokraatiast rääkida. Nii, siis keskaja lõpus ja varauusajal tekkisid mitmetes riikides, näiteks Inglismaal ja Prantsusmaal, mingid parlamendi moodi moodustised. Aga seal osalesid peamiselt aadlike ja vaimulike ja väga heal juhul siis linnakodanike ja talupoegade esindajad. Aga need ei olnud nagu päris parlamendid. Ja enamasti oli nende mõte lihtsalt selles, et valitseja pidi küsima heakskiitu maksude tõstmiseks. Valitsejal oli vaja pappi, et sõda pidada ja siis ta oli, et jälle ma pean nende tolguste käest luba küsima, et makse tõsta. Ja siis ta tegi kutsika silmad ja kõik olid umbes, et okei, sa võid makse tõsta. Aga midagi muud need parlamendid eriti teha ei saanud. Mäletate, Prantsusmaal oli ka enne revolutsiooni selline süsteem. Ehk siis tegelikult sellises süsteemis pole ükski meie tingimustest päriselt täidetud. Aga samas see, kui vähemalt miski piiras valitseja võimu, et ta ei saanud päris kõike teha, mis tahtis, see oli mõnes mõttes nagu esimene samm demokraatia poole. Nii, siis Inglismaal oli 17. sajandil kodusõda, kuningal löödi pea maha ja toimus igasugu põnevat värki ja selle tulemusel kujunes parlamentaarne monarhia. Seda me õppisime siis õppeaasta alguses. Ühesõnaga see tähendas seda, et valitseja võim oli selgelt piiratud ja parlament oli see koht, kus otsustati olulisi asju, võeti vastu seadusi ja nii edasi. Ja kuningas võis lihtsalt levotada ja pidanud tegelikult midagi tegema. Ja siis Inglismaal oli veel jõutud nii kaugele, et Inglismaal toimusid parlamendi alamkottaga vabad valimised. Ja lisaks oli Inglismaal pärast kodusõda sõnavabadus ja õigus õiglasele kohtupidamisele. Ehk siis Inglismaal olid juba 17. sajandi lõpus tagatud tingimused 1, 2, 3, 4 ja 5.
Aga samas inimesed olid jätkuvalt jagatud seisustesse ehk kodanikud polnud seaduse ees võrdsed ja kolooniates oli üldse orjandus ja parlamendivalimistel sai osaleda vaid paar protsenti elanikkonnast ja no ikka polnud päris demokraatia veel, eks ole. Nii, siis 1776. aastal loodi Ameerika Ühendriigid, mis oli küll valgussäästu ideede peale üles ehitatud, põhiseadus oli ja võimude lahusus oli ja seisusi polnud, jube tore võrk kõik. Aga no tänapäevase mõõdupuu järgi oli see ikka veel demokraatiast kaugel, sest noh, valimistel osalesid ainult rikkad valged mehed ehk vähem kui 10% elanikkonnast ja noh, orjandus oli ja nii edasi, ehk siis meie suurepärastest tunnustest olid täidetud 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Ikka seda 7. ja 8. ei olnud, sest noh, valimisõigusega oli ikka kehvasti ja noh, see väike probleem oli ka, et orjad ja värk ja et noh, et inimõigused polnud ikka päris kõigile tagatud. Muuseas, selle süsteemi kohta, mis Ameerika Ühendriikides alguses oli vanadel kreeklastel eraldi mõiste, dimokraatia. Mitte demokraatia, aga dimokraatia. Ei, mitte dimovõim, see on selline süsteem, kus ainult kinnisvara omanikel on võimalik riigi valitsemises kaasa lüüa. Vanas Kreekas olid nad jõudnud sellest edasi, Ateena linnriigis said olla kodanika siis, kui sul polnud kinnisvara, ehk siis demokraatiast oli USA's alguses asi kaugel, oli hoopis dimokraatia. Tähendab, noh, see on nüüd sõna, mis ei ole nagu väga laialt käibel, et ei pea seda kindlasti teadma, seda üldiselt ei kasutatagi, aga mulle tundus, et nii on kergem aru saada, et see Ameerika algne demokraatia ei olnud tegelikult tänapäeva mõistes demokraatia, et ta oli üsna erinev sellest. Okei, kohe sinna otsa tuli siis Prantsuse revolutsioon ja noh, põhimõtteliselt see läks nagu natuke kaugemale kui Ameerika revolutsioon. Prantsusmaal näiteks kehtestati korraks küll, aga esimest korda üldine valimisõigus meestele, ehk siis kõik mehed, ka vaesed mehed, said valida. Aga see kehtis ainult 1792 kuni 1795. Ja samas orjus kaotati ka, korraks küll, aga ikkagi. Aga no samas jakobiinid suutsid vahepeal kehtestada diktatuuri, mis on ikkagi nagu demokraatia vastan, nii et see on täiesti uskumatu, kuidas üritad hakata mingit asja selgitama ja kõik on normaalne, aga siis lihtsalt ajaloofaktid tulevad ja ütlevad, et ei, vaadake, kui täpne olla, siis tegelikult oli see nii. Igatahes me võime öelda, et Prantsusmaal olid Prantsuse revolutsiooni ajal tunnused 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja isegi 7 põhimõtteliselt olid olemas. Ainult naistel polnud veel valimisõigust, kuigi see idee oli ka juba õhus, et anda naistele ka valimisõigus, nii et 8 ka juba paistis. Tundub, et peaaegu üks väike samm veel, üks pisikene samm, aga siis tuli Napoleon ja siis tuli Viini kongress ja siis ei olnud tükk aega enam mingit demokraatiat. Ehk siis 19. sajandi alguse poole midagi uut ja huvitavat ei toimunud. Aga siis 19. sajandi keskpaigas läksid olud vabamaks ja 1830. aastal ja 1848. aastal olid uued revolutsioonid. Mitmes Lääne-Euroopa riigis kehtestati parlamentaarne demokraatia, näiteks Prantsusmaal, Taanis, Hollandis ja Belgias, ja ka Suurbritannias ja USA's laiendati umbes samal ajal valimisõigusi. Ehk siis sel ajal muutus Lääne-Euroopas ja Põhja-Ameerikas normaalseks, et võim on parlamendi, mitte kuninga käes. Ja samal ajal keelustati järk-järgult enamikes Euroopa riikides ja ka USA's orjandus. Ehk siis 19. sajandi keskpaigaks olid paljudes Lääne-Euroopa riikides ja Põhja-Ameerikas olemas kõik tunnused, välja arvatud see valimisõiguse asi. Seis oli siis selline, et parlamendivalimistel osales vaid väike osa meestest. Ikka jälle mehed, kellel on kinnisvara, ehk tegelikult suht väike osa elanikkonnast. Ehk siis oli demokraatia. Samas noh, ikkagi rohkem demokraatia moodi kui absoluutne kuningavõim, eks ole? Ja nüüd 19. sajandi teises pooles saigi peamiseks küsimuseks see, et valimisõigust laiendataks. Tekkisid erinevad liikumised, mis võitlesid selle eest. Ja esmalt anti siis tavaliselt valimisõigus kõigile täisealistele meestele. Näiteks 1870. aastal anti USA's valimisõigus kõigile täisealistele meestele, sõltumata varandusest või nahavärvist. Nii, ja nüüd olid üle veel naised, et nemad polnud ikka veel saanud valimisõigust, kuigi naised olid juba väga tigedad, et mis mõttes meil ei ole ikka veel valimisõigust. Igatahes, vahepeal oli toimunud tööstuse revolutsioon. Naised said näiteks kangavabrikutes tööd ja nad ei sõltunud enam oma abikaasast või isast ning samas naised said ka üha rohkem haridust. Ja seetõttu hakkasid naised üha aktiivsemalt võitlema selle eest, et neil oleks ka valimisõigus. Ja selliseid naisi, kes võitlesid oma valimisõiguse eest, hakati USA's ja Suurbritannias nimetama sufražettideks. Ja kui te arvate, et need olid lihtsalt mingid naised, kes seisid siltidega ja anusid, et palun, ma tahaks ka valida, siis ei. Need olid päris karmid tädid. Need olid päris karmid tädid. Noh, näiteks nad lõid majadel aknaid sisse ja panid isegi maju põlema.
Nad eelistasid siis selliseid maju, kus mehed armastasid koos käia, eks ole. Ja nad hävitasid umbes polo- ja kriketi väljakuid, sest seal käisid mehed mängimas. Ja siis neid pandi vangi ja seal vanglates nad korraldasid näljastreike ja siis neid hakati vägisi söötma. Ja siis nad õppisid jujutsut, et kaitsta ennast politsei eest. Väga karmid tädid. Ja ühe sufražettide liidri Emmeline Pankhursti ümber moodustati naissoost ihukaitse. Sellel pildil, mis ma alguses näitasin, seal on ka seesama Emmeline Pankhurst, aga ju siis tal sel hetkel veel ei olnud ihukaitseid, sest nagu me näeme, siis perverdid, tähendab politsei, jõudis jaole. Ja lõpuks nende pingutused kandsid ka vilja. Esimese riigina maailmas anti naistele valimisõigus Uus-Meremaal 1893. aastal. Euroopas anti naistele valimisõigus esimesena Soomes 1906. aastal. Suurbritannias jõuti selleni küll alles 1918. aastal, pärast esimest maailmasõda. Igatahes niimoodi siis lõpuks kujuneski välja selline demokraatia, nagu meie seda mõistame. Ehk siis demokraatia kujunemine oli üks pikk ja keeruline teekond. Ja kui nüüd niimoodi üldistada ja üritada lühidalt kokku võtta, siis paljudes riikides toimus see areng sellises järjekorras. Esmalt oli absoluutne monarhia, ehk üks inimene valitseb. Siis tuleb selline olukord, kus monarhia on mingite seadustega piiratud, päris kõike ei tohi teha. Siis tuleb selline demokraatia, kus on valitav parlament, põhiseadus ja sõnavabadus, aga valimisõigus on piiratud, ainult kinnisvara omanikest meestel on valimisõigus. Mõnes riigis on veel see täpsustus, et nad peavad olema valged. Siis tuleb selline demokraatia, kus valimisõigus on näiteks kõigil meestel. Ja siis lõpuks tuleb selline demokraatia, kus valimisõigus on kõigil täisealistel kodanikel, sõltumata soost. Aga kui mõnel oli veel tunne, et see tund oli täitsa arusaadav, siis ma pean selle nüüd natuke veel keerulisemaks tegema, sest ma peaksin siin lõpus teile veel selgeks tegema, mis on rahvusriik. Sest õppekavas on kirjas, et ma peaksin sellist asja õpetama. Ja iseenesest see on mõiste, mida on vaja tunda küll. Rahvusriikidest räägitakse tänapäevalgi palju ja Eesti on ka rahvusriik. Aga minu meelest ei ole seda mõistet võimalik normaalselt niimoodi 8. klassi tasemel seletada või vähemalt mina ei oska seda teha. See mõiste on lihtsalt keerukam, kui võiks tunduda. Ehk siis ärge pahandage, kui järgnev seletus on veidi pealiskaudne ja teil jääb lõpuks siuke tunne, et see ei seletanud mitte midagi. Niisiis, mis on rahvusriik? Esiteks, rahvusriigist pärineb kogu võim rahvuselt ja teenib rahvuse huve. Kõlab nagu demokraatia, on ju? Kõlab ju. Aga ei, rahvusriik ei pea olema üldse demokraatia. Näiteks see Saksa keisririik, mis 1871. aastal loodi, oli rahvusriik, aga seda ei peeta päris demokraatlikuks. Rahvas ei saanud valimiste kaudu tegelikult valitsust muuta. Nii, siis rahvusriigil on kodanikud, kes on omavahel võrdsed. See on siis erinevalt keskajast ja varauusajast, kus riigi elanikud olid jagunenud seisusteks, eks ole. Kõlab nagu demokraatia, on ju? Kõlab ju? Aga ei. Nii, siis rahvusriik seostub ka ühe kindla rahvusega ja selle asualaga. Ehk siis, kui meil on siin näiteks saksa rahvus, siis usutakse, et see rahvus on alati elanud mingil alal, näiteks siin, ja järelikult need alad peaksid kuuluma saksa rahvusriiki. Ja see territoorium on püha, keegi ei tohi puutuda seda. Ja siis see rahvusriik peaks olema ka vahend, mis aitab kaasa selle rahvuse kultuuri edenemisele ja õitsemisele ja nii edasi. Nii, ja siis on veel see asi, et rahvusriikidel on omane tsentraliseeritud juhtimine ja suur bürokraatia. Ehk siis hästi palju ametnikke, kes kõik kontrollivad, arvutavad, planeerivad, täidavad mingeid pabereid ja värki. Aga kui tänapäeval on bürokraatia kritiseerimine umbes nagu sport, et kõik elavad kaasa. Kui keegi ütleb, et bürokraatia on vastik, siis kõik on, et jee! Aga uskuge või mitte, kunagi oli bürokraatia asi, millest oli täiega kasu ja see oli täiega uuenduslik värk. Tänu sellele toimisid uusaegsed rahvusriigid täpselt ja efektiivselt nagu masinavärk. Ja riik oli võimeline tegelema väga suure hulga erinevate asjadega. Anda haridust, tagada arstiabi ja sotsiaalabi, ehitada teid ja kõike muud sellist. Ühesõnaga, sellised tunnused siis. 19. sajandi lõpuks olid enamik Euroopa riike rahvusriigid. Ja rahvusriigid olid üsna edukad nii majanduse industrialiseerimises kui kolooniate rajamises kui ka sõdades teiste riikide vastu. Ja Euroopas oli ainult 3 suurt riiki, mis ei olnud rahvusriigid, vaid olid palju rahvuselised impeeriumid. Olid Austria-Ungari, Türgi ja Vene impeeriumid. Ja nad kõik olid natuke nagu hädapätakad. Selles mõttes, et nad ei saanud keegi mitte millegagi eriti hakkama. Ja lõpuks esimese maailmasõja tulemusel need impeeriumid lihtsalt lagunesid. Nii, no ma ei tea, kas see video tegi teile pildi selgemaks või mitte, aga mina igatahes lähen kokkuvõtte juurde. Esiteks, demokraatia mõiste on ajaloo jooksul muutunud ning enamik mineviku demokraatiaid ei oleks tänapäevaste kriteeriumite kohaselt demokraatiad. Teiseks,
Demokraatia kujunemine oli pikk ja keeruline protsess, mis toimus järk-järgult ning oma tänasele kujule jõudis demokraatia alles 20. sajandi alguses. Kolmandaks, esimene samm demokraatia poole oli tihti see, et parlament hakkas valitseja võimu seadustega piirama. Neljandaks, kuni 19. sajandi keskpaigani oli demokraatlikes riikides valimisõigus ainult kinnisvara omanikest meestel. Viiendaks, 19. sajandi teises pooles laiendati mitmes riigis valimisõigust kõigile meestele. Kuuendaks, 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses hakkasid aktiivsemalt valimisõiguse eest võitlema ka naised ning esimesed riigid andsid ka naistele valimisõiguse. Tähtis roll selles oli sufražettide liikumisel. Seitsmendaks, rahvusriigil on iseloomulik see, et riigi huvid rajanevad rahva huvidel, et riigil on võrdsete õigustega kodanikud, et riigil on üks domineeriv rahvus, et riigi territooriumid peetakse pühaks ja puutumatuks ning et riigi valitsemine on tsentraliseeritud ja bürokraatlik. Aitäh kuulamast ja kohtume varsti jälle!